No tšau, ma olen praegu metsas. Ma teen füüsilist tööd ja ma olen eluaeg põhimõtteliselt füüsilist tööd teinud. Noh, enamus ajast oled oma keha kasutanud ja kui kuidagimoodi mingite raskuste tõstmisel või mis iganes. Aga siin on üks aga, et mu keha ei jää nii-öelda nooremaks ja teine asi, ma tegelen oma selle võimlemise asjaga, et keha ei jää nooremaks, et varem või hiljem tuleb nagunii hakata muud moodi nii-öelda siis mõtlema, kuidas inimestele väärtust luua, kasuks olla. Ja teine asi, et keha siis säästa oma nii-öelda treeningute jaoks, et kui ma teen siin metsas, päev läbi metsas müttan, siis mu kehale oleks liiga kurnav teha veel intensiivset võimlemistrenni ka nagu nii-öelda peale. Vaat. Et siis ma mõtlesin, okei, et ma pean hakkama katsetama erinevaid asju ja üks asi siis on, mis mul tuleb hästi välja, on inimeste kuulamine, arusaamine ja siis peegeldamine ja küsimustega suunata teda siis, kui on vajadus selleks. Me kõigil on vaja, et teinekord meid kuulatakse nii-öelda. Teinekord ei olegi vaja, vaata, kui sa lihtsalt räägid või isegi kirjutad paberile välja, sa saad juba lahenduse, sul tuleb juba taipamine, mis toimub ja ühesõnaga selgust. Miks me räägime tihtipeale on sellepärast, et selgust saada. Ja, aga see selgus on tegelikult, see teadmine on sinus enda sees olemas. Aga lihtsalt, kui teine inimene kuulab sind, eriti veel see inimene, kes on nagu vaikusega ühenduses, kes on ise ennast sügavalt näinud erinevaid nurgataguseid, siis on nagu vahe, milline inimene ka natukene on vahe, milline inimene ka kuulab. Vaata, kui sa räägid oma juttu 5 erinevale inimesele, siis need 5 inimest võivad täiesti erinevalt aru saada sellest, mis sa neile rääkisid ja kuulda, näha sinu jutu tagamaid väga erinevalt. Ja vaat, et ma siis otsustasin, et ma pakun sellist teenust neile, kes on huvitatud, kes tahavad jagada, kes soovivad olla kuuldud, kes soovivad olla mõistud, kes soovivad midagi pihtida, kuulata, aga mitte midagi kriminaalset. Kui sul on midagi nagu selles suhtes kriminaalset ja sa tahad endalt midagi südamelt maha saada, siis ära selle teemaga ära minust kaasosalist tee, ütleme siis nii. Ja. Et ma ei ole mingisugust hinda sellele välja mõelnud, võib-olla nimetus on lihtsalt professionaalne kuulaja ja ruumihoidja, professionaalne kuulaja ja ruumihoidja, aga hinda, eks see nõudlus ise määrab hinna. Ja. Et ma olen nagu saanud ka erinevat tagasisidet ja et mis on ka julgustanud mind nii-öelda siis sellist lähenemist proovima. Mul ei ole mingisugust kontorit, kuule, mul ei ole kodugi, mis kontorist me räägime siin. Ja, et seega peab see toimuma esialgu interneti vahendusel ja parema meelega naistega ma ei kohtuks üldse näost näkku, kes tahavad, kui on nagu ei ole varjatud motiive, siis kui naisel ei ole varjatud motiive, et
jagada näost näkku, siis küll, aga nii kui ma tajun seal varjatud motiivi, ma ei taha sellist asja, et sellega käivad igast jamad ainult kaasas. Vot, seega ma muidu ei palu nagu selles suhtes inimestel jagada neid postitusi enam, aga kui sa näed sellel väärtust või pointi, siis ma ei saa pahaseks, kui sa seda jagad. Ja annad vähekene tuult tiibadesse, siis jah. Kõik head sulle. Kõik head.